Tere hommikust! Täna on siis 18. päeva hommik. Eilne läks meil videos suhteliselt palju kaduma. Sõitsime siia Coini poole, siis tundus, et Coin on täitsa mõttetu koht. Siis sõitsime kuhugi, kus võiks ööbida. Ja seal me ka lõpuks ööbisime, aga seal tuli välja, et on sellest tallist, kuhu me plaanisime täna jõuda väga-väga kaugel. Nüüd hommikul sõitsimegi siis siia talli poole. See on mägedes, ei kujuta ette, kuidas hobused autos hakkama saavad seal, aga need saavad, sest siia muudkui aga saabuvad suurte autodega hobused võistlustele. Et oleme nüüd siis Marbeiast natukene otse Mäkke tulles ja vaatame, mis siin hobuste võistlustel toimub. Siin peaksime kohtuma ka Triinuga ja siis vaatame, mis edasi saab. Aga lähme siis uurime elu. Ei saa. Nii, siuksed kujukesed siia pandud lindudele reostamiseks. Siin on ekopterid. No pisukesed on siin. Seal eelmises tallis olid ikka ilusad. Aga tegelikult ei peagi üldse suured olema minu meelest. Peaasi, et hobune saab, tal kõige tähtsam on ju näha, mis õues toimub, et ta ei oleks 4 seina vahel kinni. Ei, seda kindlasti hea. Aga mul on hobune näiteks see tahab küll kaplutada. Et siis ma panen ta alati enne ühte teise aeda, kus ta saab ennast tühjaks. Aga mis keeles te siin inimestega suhtlete? Inglise keeles ikka, jah? Tema on inglane. See on ka Eesti hobune, eestlas hobune. See siin Kurtna tallist sealt. Või selle Sidli sellest. Olgu. Aga mis ta teeb siin? Ka tulid siia nagu. Talvituma lihtsalt. Jaa. Aga annan mu ussi ja ma lähen viskan ussi lõhe. Ära sinna tule. Sinu on see tagumine seal, jah? Jaa. Kätte saadki läbi teise aia ikka. Jaa. Et see on, tal on nüüd mingi noor siia pandud. Kas ma teen ise? Või tahad? Tule. No, anna mu koos. Jaa. Aga ka aiad on porised need. Jaa, nüüd on meil vihma tulnud väga palju. Et oleneb kohast, mõni on nagu rohkem. Aga kui sa siit vaatad, tegelikult seal on merevaade. Jaa. Hobustel. Hobustel on merevaade. Jaa, see on hästi. Mul oli see Belgias ja neil on seal ka oma tall nagu. Okei. Ehk nad ise on ka talviti siin siis, mitte... Nad on ise, ei kogu aeg siin. Neil on lihtsalt, ma arvan, lihtsalt mingi osa, mida nad nagu otseselt ei majanda niimoodi seal koha peal, aga keegi võib-olla on seal, et on lihtsalt omanikud. Okei. Siin on tihti, see eelmine Soomest tall oli ka, et neil oli Soomes oma tall, kes majandas. Need lihtsalt olid omanikud, on ja tegelesid sellega, aga siin tegelesid nagu. Aga kas nad peavad huvitav siin seda nagu ärilisel eesmärgil või pigem... Ja ikka äri. Nad ise nagu ei sõida niimoodi. Ma tean, et on mitu last, et keegi sõitis kunagi vist, aga nagu... Aga nad on ühesõnaga juba pigem vanemas eas inimesed siis, kui nad... See on rahvas, ei ma ei tea, 40-45 maksimum on nagu see, kes praegu nagu üle võttis selle oma vanematelt. Jaa, okei. Et isa on ja tal mingi, ma arvan, võib-olla küll mingi pea 70 ligi või nii. Okei. Natuke sinna kanti. Okei. Et kes ju tegelikult ehitasid selle üles nagu. Nad on lihtsalt üle võtnud. Meie kodu. Oi, teil on nii luksuslik kodu. Me jah, lollipeaga kohe eelmine aasta käisime ühega, rentisime ja siis nüüd ostsime, aga ma ei tea, kas see oli õige otsus või mitte. Nad tallid on sarnased nagu ikka.
aga siin on tõenäoliselt suvel hea jahe või läheb palavaks? No ikka on palaga, aga see on kõige parem tall üldse, kus me ei ole seni käinud nagu. Okei, ühte ma tean ka sihukestega kõrgete lagedega nagu ja tuul käib läbi, seal on nagu, see on võrk on seal üleval nagu, et see on kogu aeg. Minu see boks on siin. Mulle meeldib vaadata seda pudukogust nagu lihtsalt. See on nii hea pesa. Ja see on kogu aeg, iga päev on boks selline. Iga päev. Ehk siis mida noh... Aga osad on, ma vaatan, saepuru peal. Jah, kes valib vist mida. Aga... On hinnavahe ka või? On hinnavahe ka? Nüüd jah, et oleks üks ülesse nagu, et siin asju ei tohi nagu otseselt väga palju. Meil on sama. Meil on sama ja Perila tegi ka meie järgi tegelikult seda, et kas nüüd vist meie järgi, aga et on limiteeritud kogus. Ja või noh, või siis on nagu vaata kart, nagu kast või see, see võib ka nagu on vist nii kitsas ja nagu sihuke, aga ei, nüüd ta nagu ilusti on harjunud ja keerab ilusti ennast ümber nagu. Okei. Ja siis siin on sööda osad nagu tehtud boksidesse. Et noh, siuksed on nagu niimoodi. Jaa. Siin on soomlastel on vist oma boksi siin ka kellegi vist oma. Aga see on eraldi raha eest. Murd on küll. Ma ei tea, ma pole nagu uurinud. Aga soomlasi on palju siin või? Jah. Soomlased ka ikka põgenenud. Võistlusareen siis siin. Mida? See on küsimus, kus suured on. Peebu. Kas on nii huvitav või? Kas on nii huvitav või? meetri pärast keerake vasakule. Päris kõva langus, kaamerast vist ei saa aru seda, aga siit ikka hobustega annab üles tulla. Keerake vasakule. Nelisada meetri pärast ringteel valige esimene välis. Tall on seal, kus see punane konteiner on. Oleme siis sõitmas sealt ratsavõistluselt ööbimiskohta, hakkame alles otsima seda kusagil siin Marbella kandis läheme mere äärde, vaatame kust saame. Kui siin ei saa, siis hakkame sõitma sinna vaikselt Gibraltari poole. Äkki kusagil ikka joppe mingi koha saame, aga meid juba hoiatati, et kõik Euroopa kämparid on Hispaaniasse talveks tulnud, et kes talvel käivad, need tulevad Hispaaniasse, ega nad mujal ei lähe. Aga suvel pidi jällegi Hispaania olema tühi kämparitest, ei käi siin keegi. Nii et tulge suvel, saate kuuma nautida.
meie naudime talvel. Jaanuarikuus siis, ei, veebruaris juba täna 1. veebruar muuseas. Et selline värk, kahjuks jälle ma õigel ajal ei saanud kaamerat käima, kui me siin Sinka-Vonka mägedest üles alla lasime, et siuksed teed olid, et vahepeal oli tükk tegu kämperiga teise käiguga minna. Aga see rohkem oli põhjustatud sellest, et ma ei saanud õigel ajal käiku sisse, kuna ma proovisin kaamerat käima saada. Jääb jälle see üks inimene puudu, kes seda teeks. Aga kuidagi ikka saame. Vot niimoodi. Ja nüüd, kui mul kaamera käib, siis ei tule mitte midagi huvitavat. Väga põnev. Panen pausile siis. Võtame tõusu. Kaamera pildistust ei saa mitte essugi aru, et see järgselt tõus oleks olnud välja. Tere varahommikut, käes on 19. reisipäeva hommik. Oleme siin kusagil uuselamu arenduste vahel tegelikult tänava peal ööbisime. Et Marbella ja Fuengirola vahepeal, Marbella külje all tegelikult rohkem. Aga kui päris aus olla, siis ei siin ega Malaga piirkonnas on nagu väga-väga raske leida mingeid majutuskohti. Et esiteks kõik kämpaalad on suhteliselt täis ja kus on veel nagu pandud ülesse, kus inimesed on ööbinud, siis tihtipeale seal on ka kommentaarid, kuidas politsei käib ära ajamas, siis meil ei ole meeldinud see, et öösiti keegi peaks tulema koputama. Ja nüüd leidsime tulime siit kiirtee pealt maha ja sõitsime lihtsalt tavalisi tänavaid pidi, kus oli enam-vähem, saime kalde normaalse, et me ei pea magama pea alaspidi või keegi külge pidi vajub ära, siis oleme täiesti tavalise tänava peal ja jumala vaikne oli siin, mõnus oli tegelikult ööbida. Aga eile õhtul helistasime siis neid kämpaalasid läbi, et mingisugused näiteks ühes kohas, kus oli 400 kohta ja küsisime ööbimiseks vaba platsi ja öeldi, et ei ole. Kõik kohad on täis. Nii et siin on matkaautode laulupidu ikkagi praegu võib öelda. Ja nagu näha, siin Marbella külje all käib kogu aeg üks arendus. Jälle ehitatakse uusi maju. Sõitsime natuke eile siin ringi, siis kõik kohad on uusi kortermaju täis ja pooleli ehitusjärgus olevaid maju, et nii need rikkad ja ilusad siin elavad igal pool. Ja täna ka halb päev ka, pühapäev tuleb välja, et kõik poed on ju kinni, tegelikult me teame seda, aga kunagi ei suuda arvestada sellega, et siis vaatame, mis täna saab üldse meil, et kuhu me jõuame või ei jõua. Pea eesmärk on oma paagid tühjaks ja täis saada ja leida koht, kus ööbida. Muud midagi, suuri plaane täna pole. Jääme juba Anne ootele, mis siis, et tuleb reedel, aga seetõttu ei saa ka siit piirkonnast ära minna. Ehkki siin Marbella ja Malaga piirkonnas ei ole mõtet matkaautoga olla, siin pole mitte muffigi teha, et see Kesk-Hispaania rannik oli kõvasti ette selles osas. Ja ütleks isegi, et ilmad olid seal täpselt sama soojad, ei olnud mingit vahet, ei olnud niimoodi, et siin oleks nüüd lõuna pool oleks oluliselt soojem, paraku mitte. Vot sellised lood meil siis suht igav elu, võiks öelda. Ja vot sellise tänava peal siis ööbisime, praktiliselt liiklust polnud, väga vaikne. Ei raatsi kohe minna, sest siia kämpaaladesse, sest kämpaalad on siin suht kallid, maksavad siuke 25 kõige odavamad 30-40 eurot. Mis sa ikka sinna kulutad, oled 10 päeva ära juba
4 sotti läinud, kui tegelikult võiks vabalt siin, et me iseenesest mingeid ühendusi ei vajagi, vajame ainult 3-4 päeva järel veepaagi täitmist ja teiste paakide tühjendust, nii et muud pole häda midagi. Aga ei saa pikalt ühe koha peal niimoodi peatuda, siis võib-olla kohalikud saavad pahaseks ja kutsuvad sulle jälle politsei, et sellepärast ühe öö kaupa niimoodi siis keegi ei jõua veel reageerida. Otsime siis jälle tanklat ja kohta, kus paake tühjendada, täita ja kohta, kus saaks järgmist ööd veeta, sest siin kandis pole neid väga leida. Et sõidame siis Malaga poole. Vaatame. Ei viisi seda rannikut ka niimoodi külvata, künda ühest äärest teise, et vaatame, kas saame seal ikkagi kasvõi sisemaale mingi koha, kus peatuda need mõned päevad, puhata, teha tegelikult tööd natuke arvuti taga, mis juba hädasti karjub. Ja siis võtame Anne peale ja siis möllame 2 nädalat Annega ringi siin. Vaatame, kas jääme ellu. Anne meil kõva möllaja ju. Kasutage ükskõik millist sõidurada ja pöörage vasakule. 500 meetri pärast ringteel valige 3. väljasõidutee. Poiss võtab ka sõna meil. Pole siin midagi, et oleks tasane. Hoidke vasakule. Küttepaagi saime täis. Kütus maksis 1,45. Väidetavalt on võimalik ka 1,20-ga saada, aga me ei viitsinud otsida seda tanklat. Saime vett ka natuke paaki, teoreetiliselt peame nüüd 2 päeva vastu. Ennem kui peame jälle mingi tühjenduskoha otsima, praegu saime tanklast vett lihtsalt võetud 2 eurtsi, ei 3 euri eest. Väike hüpe. Nii. Rahvas muudkui jalutab, ilus ilm, väljas on 19 kraadi sooja. Lühkadega jumala paras meil olla, kui ei ole just tuult. Ma panin lühkad juba Pärnus jalga, et keeldusin autos olemast pikkade riietega, kui me ikkagi sooja sõidame. Oleme vist jõudnud Benalmádénale. Pangu kurat kohtadele lihtsamad nimed, et eestlased ka saaks kõik hääldatud. Väljuge 600 meetri pärast ringteel valige esimene väljasõidutee. Oot, üks huvitav värk siin jälle. Mingid värgid, särgid siia püsti pandud. Nii. Tõmbame 150 meetri pärast sisemaale. keerage vasakule. Nii, 19. päeva lõunaks, siis vahest peab õnnega olema. Jõudsime siia kusagile Benalmádéna kesklinna mere ääres. Mega hea asukoha
ja pargis leidsime omale väga ägeda üksiku koha. Nüüd teeme kiire lõuna, ma kohe lähen õue, näitan ka. Soojendame üles oma eilseid nuudleid kanakastmega. Sille teeb kohe salati kõrvale. Tupsu setib ka ennast siin valmis. Ja koerad juba kolisin õue. Aga nemad tahavad õues olla täpselt nii kaua, kui meie oleme. Nii kui meie ära tuleme, siis nemad kohe mõtlevad, kuhu saaks minna. Säinu, mis teed seal? Nii, näed, siin on suur park. Särki-värki, kuhu saab koertega jalutama minna. Kui siit näha, siis siin pargis vahel, et tegelikult on meri siin väga lähedal. On jah. Tõene kuuralt, see on tasuta park. Võtsime õnneks just vahetult ennem seda, kui käisin autot tankimas, võtsin ka vett, nii et me peame nüüd mitu päeva vastu. Siin on lubatud parkida 72 tundi. Politsei käib väidetavalt numbreid üles kirjutamas ja kontrollimas, et siin inimesed kauemaks ei jää. Meie pressisime ennast siia nurka, see koht oli ainukesena vaba. Üks karavan tuli meile vastu just, kui me sisse keerasime. Ei tea, kas nemad vabastasid selle koha või nad ei tulnud selle peale ennast siia suruda. Noh, kui see belglane tahab sealt tagant, ta saab siit vahelt välja küll. Me saime väga privaatse koha, mitte kellegi vahel, ainult aed on meie taga. Saame siukse mõnusa pesa mõneks päevaks. Plaanime nüüd siia jääda. Aga muidu nagu näha, park on kõik autosid täis, pole siin mingit küsimust. Nii et siin on see matkamine matkaautodega ikkagi väga populaarne. Vaatad siin numbrid Belgia, Hispaania, Inglismaa, leedukad, Holland, prantslased, soomlased. Ikka on siin igasuguseid, rootslased tulevad seal. Nii et kõike jagub. Vot, pärast teeme linna pealt ka tuuri, siis näete, kus täpselt oleme. Oleme siin looduspargis, kus me kämpame täna. Tulime siia jalutama. Kõik koos. Paika. Ja nüüd ta ei räägi tal vahest, kes tuleb mingi jutt. Nii, oleme jõudnud siin Benalmadena randa. Siin ei ole eriti ilusad putkakesed või värgid, aga sellised need on. Üleval jalutades tuleb siuke mõnus rõve õlikärsa hais. Kohe, ma ei kujuta ette, kes tahaks ükses kohas söömas käia, kus juba niimoodi haiseb. Aga ju siis on neid kohti ja kindlasti paljud kiidavad. Vot selline värk siis siin ilma peal.
nii, tulime õhtusele jalutuskäigule siia linnakesse niimoodi. Tegelikult tulime, ostsime ka kebaabi. Sille seisab seal järjekorras kebaabil. 8 euro maksab kebaabipraad. Päris okei, ma arvan. Aga ilus linnakene siuke. Noh, nii ja naa, ma saan aru. Aga oleme üsna rahul selle kohaga, kus me oleme nüüd leidnud, saame natukenegi puhata, olla. Sõidust on tõenäoliselt kõigil natukene kopp ees, aga ka mitte midagi hullu pole. Minu meelest on easy käkk olnud. Nii, Silko on siin siis kebaabi ostmas. Silko on hull kebaabi fänn. Muud ei ole, kui terve päev lunib mult. Lähme kebaabi sööma. No eks ma siis võimaldan seda talle ju. Eks ju ole. Siin müüakse hunnikus puuvilju. Kes soovib, saab osta puuvilju. Ja meie, käsi on ees, oleme siin niimoodi jalutamas. Taram-pam. Eks ju ole. Kaasas, mille otsa seda panna, pean käe otsas tegema. Iga kord, kui ka ikka võtan kaasa, siis ei kasuta ja kui kaasas pole, siis mõtled, et kurat võiks olla. Võt nii. Siin on Mercadona ja meil autoni on umbes mingi 500 meetrit minna või niimoodi. Pole midagi hullu. Köki-möki. Et mille jaoks me siis lapsevankri kaasa võtsime. Ega mitte lapse jaoks, vaid kuhu kebaab sooja panna, sest see vanker hoiab päris hästi sooja. Mõttekas tegevus ju. Nii, ja nüüd võime minna. Tõnks. Kebaab koju sõitmas. Tahtsin tähelepanu veel juhtida, et siin on puuviljalett ja siis me käisime apelsine ja mandariine kasvanduses korjamas. No nii ilusad kõik. Aga siin vaata, et kõik on siuke vana, must. No vaata neid apelsine. No ei ole ju nii ilusad, kui meil olid. Ja 79 senti kilo, mis on tegelikult päris hea hind, aga meil kasvanduses oli 60 senti, ise pidid sealt korjama puu otsast, aga no saime ikka super ilusad apelsinid ja mandariinid. Siia tuleme siis homme Mercadonasse, nagu näete, me ei ole veest väga kaugel. Siia tuleme homme ka pesumajja, saame oma asjad ära pestud, kõik peamiselt lapse asjad küll. Aga näed, politseis ei kannab teed. Vaatame, kas õhtul on need samad politseinikud, kes meid ära tulevad ajama parklast. Ehk mitte. Nii. Ja olemegi jalutuskäigult lõpusirgel tagasi. Seal meie karavanikene on koos teistega. Siin on üsna suur plats veel ümberringi ka. Ei tea, mille jaoks neid tühjana hoitakse, kas nädala sees tööinimeste ja sõiduautode parkimiseks või milleks, et kas homme saame teada. Aga tohutud platsid on tühjad, karavane kuhugi ei taheta lubada. Mille jaoks see nii on, aru ei saa. Sest tegelikult nii palju, kui me näinud oleme, on karavanidega reisijad väga puhtad, keegi prügi maha ei viska, ei lärma. Midagi halba nad ei tee
ja no eks nad ikka ostavad kas või niimoodi kebaabi, eks ole. Ja lähevad autosse sööma. Ja palju kütust ostavad. Ja vett. Me ostsime 3 euro eest tanklast täna vett paaki, et ei peaks kuhugi tühjendama minema asju. Sest WC kassett on meil 2 tükki. Me saame sellega tegelikult mingi 10 päeva hakkama vahetades ja siis peame jõudma kuhugi jaama, kus saab neid tühjendada. Vett jagub meil, kui duši all ka käia, 3 päevaks. Ja reoveepaaki kuidagi on veel harvem vaja tühjendada. Ma ei tea, kuhu see reovesi läheb siis. Vot nii, aga tore on. Olen 19. päeva õhtuks Koertes ka jalutuskäigul. See on siis see Benalmedena ööbimiskoht meil. Tegelikult ilus park, tohutu suur, särgid-värgid. Seal on täiesti eraldi karavanide ala. Jube tore, et siuke on. Natukene väike on ta selles mõistes ikkagi, et sinna on väga suur tung. Ja täiesti tasuta ala. Jube tore, et siuksed tasuta alad tegelikult olemas on. Samas kõik saavad aru, et nii kauga on tasuta alasid, see tegelikult pärsib ju tasulisi siukseid eraparke, et miks inimesed peaksid minema eraparkidesse, kui on võimalik tasuta ööbida. Sest kui sa võtad ka lihtsa 20 eurot öö kohta, korrutad selle 30 ööga, siis see on 600 eurot. Nii lihtne see ongi, miks peaks raiskama, kui saab säästa. Et see 20 eurot on ühest küljest päris soodne hind, aga samas kui on alternatiivid olemas, siis niimoodi praegu matkaautoga käies, üks jälle tuli siuke õhtul ei ole mõtet siia üldse kuhugi parkidesse minna otsima, sest karavanidega neid reisijaid on nii palju ja õhtul sa ei leia mitte midagi. Meie tulime täna täiesti niimoodi, et ma arvan, et kell oli 12 päeval või kell 1, kui me jõudsime ja siis me saime selle oma ühe koha ja päeva jooksul on sealt võib-olla 1 lahkunud, et kõik on ikkagi pikka aega ja koht on ilus, kus käia mere ääres ja särgid-värgid. Seetõttu ega need inimesed siit ära minna ei taha, aga on ka tasulised täiesti täis ja 20 eurot, mis ma mainisin, on ikkagi kõige soodsam, et siin Marbella kandis ja niimoodi Malaga kandis on täiesti vabalt 30, 35, 40 eurot Karavanpargi hinnad ja kui sa nüüd mõtled, et ma pole veel jõudnud vaadata, palju maksavad korterid, aga vanasti oli nii, et korteri võis ka vabalt 40 euroga päev saada, et siis sa rändad teed ja maksad ainult platsi ja tilga veevõtmu ja vanavee äraandmise eest 40 eurot, siis see ikka on kallis, ütleks nii. Aga muidu, kui see on tasuta kohti olemas, saad enam-vähem 3 euro eest paagid tühjaks täis, siis võiks öelda, et see karavaniga reisimine on ikkagi väga soodne, et sa võid väga pikaks ajaks tulla ja rännata ja nii inimesed rändavadki, kes on omale karavanid ostnud, et nad ikka lasevad kuude viisi tõenäoliselt siin ringi ühest kohast teise. Vot nii, siuke tore seiklus siis. 21. päeva lõunal siis tulime esimest korda pesumajja, siiamaani oleme saanud kusagil mujal ära asjad pestud, aga nüüd siis tutvume, mismoodi see elu käib, kui pead pesumajas asju pesema ja kuivatama. Ja veel väike tähelepanekut, et me vahest ikka kasutame vankrit sihtotstarbeliselt ka, et nunnu magab praegu meil. Aga vanker on ka kaasas selle pointiga, et kui poiss ärkab, siis võtame siit samast Mercadonast selle veepudelid jälle autosse. Et täna läheb meil kindlasti käiku, et paneme dušiveeks või pesuveeks paneme joogivee kankudest, et ei peaks autot parkima. Ilm on endiselt mega ilus, oleme lükadega ja ütleks 20+ nõksu peale.
võib siin sooja olla. Nii, lähme kohe vaatame, kas Silkul õnnestub see tegemine või mitte. Siin saab tõlgitud hoolega. No 16 kilo 7 euri on pesemine. 12 kilo 6 euri. Kas saad midagi või? No vot, niuke värk siis. Nii, kõik on selgeks tehtud, asjad sisse pandud. 6 euri, 12 kilo. No 12 kilo meil siin ei ole. Oleks võinud muidugi võtta veel saunalinad ka kaasa või kuivatusrätikud. Aga need jäid maha. Mündid sisse. 6 tükki. Inicio. Espresso. Esperanto. Nii, oleme siis Benalmádena südalinnas. Pesu panime pesumajas pesema. Täpselt 30 mintsa oli meil aega. Nüüd vaatame, jalutame, tutvume linnaga. Eilne ilm oli nii vihmane, et siis polnud pointi sinna minna. Täna on suht mõnus, soe. Tuleb nautida seda, mis on antud. Vaadake, kus lilled õitsevad. Pole üldse probleemi. Sille nautimas siin Hispaaniat. Koos tupsununnuga. Tupsununnu naudib ka. Nii, tulime oma lemmikleiti. Saiakeste. Vaatame, mis siin pakud on. No päris ahvatlevad. Aga me peame rangest reeglist kinni, et me ei osta neid. Esiteks mõttetud kallid, ilusad on küll. Aga elu on näidanud, et need, mis on ilusad, ei ole alati kohe ka nii maitsevad. Nii, Benalmádena on siis see koht, kus me nüüd oleme. Ja siin on mäed ja värgid ja meiegi võtsime päris korraliku tõusuauto juures siia. Ja meri jääb võt sinna. On suht lähedal. Igasugu huvitavaid poode siin. No kinnisvarabüroosid on iga nurga peal. Eks eestlastelgi siin kandis, ma arvan, neid mitmeid. Siis kaltsupood. No tõenäoliselt päris kaltsupood ei ole. On pigem midagi etemat. Mine sa tea. Mis siin saab teha? Ja. Ma arvan, see oranž on nüüd see telekommunikatsiooni see õhtu. Mida ma... Remonttööd käivad, ehitustööd. Turnime mäest ülesse. Nii. Ja tulime vaatama ka vahelduseks mõnda muud poodi kui Lidl, Aldi ja Mercadona. Vaatame, kas siin on midagi huvitavat või mitte. No peaaegu sama valik nagu igal pool. Ei midagi erilist. Üks häda, mis siin siingiletis alati või vorstiletis tundub, et neil on kas vinnutatud või keeduvorst siingi all. Aga päris nagu meil on suitsetatud siinki või midagi sellist siin lihtsalt ei ole tootevalikus. Otsi või ära otsi. Pesumajas siis tagasi, võtsime pesu masinast välja, panime kuivatisse.
enamus siin, et me asjad niimoodi lendavad, esiteks on meil tõenäoliselt liiga vähe neid siia panekuks ja teiseks Oskari asjad, mis on suhteliselt pisikesed. Loodame, et saame nad enam-vähem samas suuruses tagasi, mis me siia nad panime. Nii, jalutame siin Benalmedena rannas. Tulime ilusat ilma nautima. Oleme siin kolmekesi. Poik hakkab äkki vaikselt magama jääma. Vot selline, nii panen tagasi põrale. Siis on näha vähe rohkem. Nii. Siuksed naljakad uuristamised veepinna poolt tõenäoliselt. Tundub, et keegi elab ka seal. Uks ette pandud, läheb käik kuhugi, kuhu ei tea. Nii, täna on siis meie reisi 22. päev ehk meil hakkas 4. nädal pihta, kus me siin ringi rändame. Öö oli muidu rahulik, aga oli öösel kuulda mingit hullu sagimist ja autode liikumist, särki-värki. Ja siis hommikul tegime ukse lahti ja mis me avastasime? Avastasime seda, et meie maja ette, kus olid, või meie karavanpargi kõrval, kus olid suured parkimisplatsid, olid üleöö tekkinud laat või vanavaraturg, mingi siuke kola müük järjekordselt, et siuke täiesti mõttetud sitta müüakse igal pool. See pole mingi kraam, mis siin on. Aga müüjaid on palju, nii kaugele kui silm ulatab, kõik kohad on täis rahvast, kes käivad ja vaatavad ja teevad. Kus ei lubatud filmida? Ma ei tea, see selja taga olev mees käis juba. Olgu. No lähme edasi. Lähme edasi. Vot siukest kraami igal pool. Aga meie see tagadi vanavaralaad suhteliselt. Kellegi inimeste kodust mingid vanu asju müüakse. Roostusmutri võtmeid ja vana pesu kellegilt ja nõnda edasi. Ei mitte midagi erilist. Oi, lapsuke kadus ära. Nemad vaatavad, alati tahavad turule minna. Nüüd tuli turg koduõuele. Oleme täna vist nüüd jääme viimaseks sööks siia sellesse parklasse ja siis läheme edasi Malaga lähedale. Võtame siis esimest korda tasulise parkla, kus saame oma paagid ära tühjendada, saame akut täis laadida
just tõuksi ja sellised ja siis tuleb juba Anne ja siis suundume juba Gibraltarile. Seal plaanime 2-3 ööd olla ja siis sealt edasi minna Tarifale ja Portugali suunas. Nagu näete, see turg on päris suur. Keegi siin vahepeal vehkis hoolega suurelt, et ei meeldinud, et me filmime. Aga no mis teha? Ärme siis teda filmi, keda see häirib. Ilm on jällegi meil ilus, päike paistab, nagu näete. Öösel on siuke 7-10 kraadi sooja ja päeval 15-20 vilus. Eks päikese käes küpsetab vähe rohkem, aga täitsa hea olemine päevasel ajal. Aga kui päike ära läheb, siis on kohe ka kraadid kukuvad või kui lähed villu, siis tegelikult on jahe, ei saa öelda, et oleks päris suvi või päris Eesti suvi. No, eks Eestis on muidugi suvel ka halvemaid ilmusid, aga tegelikult õhk on pigem jahe, ehk ikkagi nende talv. Nii, ja tegime ka siis oma esimese ostus ühelt vanavara laadalt. Ostsime talli seina peale sellise kujukese. Päris nunnu ju, on ju. Vana ja rauast ja raske ja maksis kõvasti, ütleme nii. 50. Ja muudkui jalutame siin turu peal ja tegelikult täitsa veider, et ma ei kujutaks ette, kas meil Eestis ka võiks toimida niimoodi, et sul turg on kolmapäeval niimoodi hommikul hakkab pihta. Et ju siis ikka enamus inimesed vist ikka tööl ei käi, et tegelevad mingi jamaga. Ja. Kas lähme sinna Suurele platsile? Et ma tunnen nii mõndagi, kes tahaks siin turul jalutada. Minule endale see küll väga pinget ei paku, aga noh, kui juba õue peale tuuakse, siis ju peaks läbi jalutama. Más o menos elegido esto, pero claro, si no me sale aquí. Aga rahvast on just nimelt normaalselt, ei ole ülearu. Et ei pea tunglema. Nii, oleme oma jalutuskäiguga siin vaikselt lõpetamas, mis iseloomustaks siis seda turgu. No kõik mida pakutakse on suures plaanis vana. Isegi nähti meie last, siis üks pakkus meile 2 euriga mähkmeid, mis olid nii pleekinud ja ma ei tea, kasutatud äkki ehk ikka ei olnud, aga pakkus 2 euriga meile mähkme pakkimine, et me saaks vastu põhimõtteliselt Lidlist suure paki selle raha eest. Noh, mitte päris, aga kõik pakkumised ei ole hea, mis alati sulle tehakse. Vot niimoodi. No tore, vaatame, mis päev meile veel täna pakub, aga siin turu peal aitab küll meile sellest pahnast. Nii, päev on õhtasse jõudnud, teised laadalised on kõik juba tunde ära läinud, tunde tagasi ära läinud, aga näete, ühed veel pakivad. Vaadake, mismoodi on katusel asjad ja see läheb liiklusesse see auto. Tere, ilusat hommikut! Täna on siis meie reisi 23. reisipäev. Täna on, mis päev täna oli? Neljapäev. Jalutame siin hommikul oma karavanpargi kõrval asuvas looduspargis. Viimast korda teeme hommikust tiiru. Äkki väike Oskar jääb tudule. Ja siis hakkame minema, läheme täna Malaga lennujaama külje all ühte karavanparki. Saame seal kõik oma autopaagid tühjendatud, täidetud ja siis suundume juba, siis jääme juba ootele Malaga lennujaamas
kui peaks homme saabuma Anne. Peale Anne saabumist paneme siis juba kohe Gibraltari suunas minema siit. Aitab küll selles piirkonnas molutamisest. Aga molutama peab ka vahest, nii et tuleb sedagi õppida, ei ole see nii lihtne midagi. Vot sellised. Mis meil veel täna plaanis, ennem kui siit lahkume, mõtlesime, et tuli meelde, et ostsime ju ennem reisid drooni, et äkki proovime ka drooni lennutada, et siin on sükest vaba ruumi päris palju, et kõik mustlased on turuplatsi pealt ära läinud, et lähme sinna platsi peale siis drooni lennutama. Vot selline tore värk. Olgu siis, mis seal ikka. Pikk jutt, on teadagi, mis jutt. No nii, Kristjan oma mänguasjaga. No nii, nüüd katsume selle asja maa peale tuua. Elus! Yes, esimene kord jäi ellu. Nii, 23. päeva lõuna, 23. päeva lõuna oleme Malaga külje all lennujaama lähedal, kohe siin lennurada on tegelikult otse ees. Ootamas siis Annet. Tulime siia ühte karavanparki. Kõik on muidu ilus tore siin. Kõik üldiselt on puhas, aga ega siin midagi muud peale sellise killustiku ala polegi. Kõik kohad on karavane täis ja siis leidsime siit kohe samast kohast pärit auto nagu meie omagi, Eesti numbrimärgiga, särgid-värgid motorhome'ist, kas renditud või ostetud, ei oska öelda. Nüüd jalutame siin natuke ringi, jääme täna ööseks siia. Auto on meil kõik tehtud, paagid tühjendatud, täidetud ja nüüd läheme otsapidi enda kallale, et lähme ise ka duši alla ja siis koristame autot ja nõnda edasi. Vot selline värk. Ja jalutame siin pargi tagumises otsas ja ennäe imet, leiame järgmise Eesti numbrimärgiga auto ja jälle samast kohast ostetud või renditud auto. Nii et maailm on väike või ütleme siis nii, et see firma on suur, see motorhome, kus siis kõik autod Hispaanias kokku saavad. Aga nagu näha, siin on ikka neid pargitud omajagu neid ridasid siia, et see, ma ei teagi, kas nad kõik siin, need, kes siia on parkinud, need vist ei ööbi, need on lihtsalt oma auto toonud hoiule ja läinud tõenäoliselt lennujaama lennukiga siit minema. On nii või?
vaata, meil ei ole mingit tuleks välja ja oleks. Ja, et seal, kus meie oleme, seal küsiti kohe, et kas soovite ööbida ja siis meile pandi ikkagi siuke ala, kus meil on roheline muru ukse ees. Aga muuseas see, kuhu me helistasime, see 400 kohaga parkla on nagu, ma arvan, et umbes nagu siin, et kui sa tahad, sa tood, et tuledki, hoiadki oma karavani üldse siin, ei sõida mingid edasi-tagasi, käid lennukiga, 80 eurot oli tolles kohas kuumaks, saad autot võt niimoodi hoida siin parklas. Peaks küsima pulli pärast, palju siin see maksab, sest kui meil kiisusid ei oleks vaja kaasa vedada, siis oleks imelihtne, ei toogi autot Eestisse. Hoiad kusagil siin parklas, lennujaama lähedal, siit on 4 kilomeetrit lennujaama ja siis tuled lennuki pealt, võtad oma auto ja lähed rändama. Jääb see kole 4000 kilomeetrit sõitmata ilmaaegu, sest ega Euroopas teist sellist kohta praegustel kuudel ikkagi ei ole, kus sa saaksid ja tuleksid ja oleks soe ka. No vot siuke kole nurgakene siin selles alas. Aga vaadake, kui lihtsalt on ikkagi tehtud kõik see karavani pargiala, et võiks ikka, oleks Eestis ka siukest kliimat ja nõudlus selle järgi, teeks Kurtnasse ka korraliku karavanpargi, et täidad kogu ala asfaldipuruga või mingi värgiga ära platsi, joonistad inimestele karjusega parkimiskoha maha ja kõik on ilus, tore ja kui on veel ilus ilm, lased veel muru peale kuhugi, on sama õnnelikud nagu hobused nad, kes muru peale pääsevad aeg-ajalt ja polegi mingit muret. Vot üks korralik 4x4 siin Saksa numbrimärgiga. Nii, koer sai jooksu. Tule siia, Roko. Anna ennast ja, tubli koer. Nii. Näitan kohe veel. Siin. Siis siin oli see ala, kus said autot tühjendada, puhta veega täita. Nagu näha, siin saab täitsa pesta autot. Siin on isegi siuke postament kõrval, millega saad katust pesta, ronida, veepaaki täita. Vot selline ala, ma näitan meie ala ka siis muidugi, kus meie auto on. See väike asi ka, aga näete, siin on telliskividega maha joonistatud sulle parkimiskoht, kus saad 25 eurot oli siin ööbimine. Selle hinna sees on ka juba elekter, enamus kohtades on elekter eraldi mingisugune 4 eurot või midagi taolist, aga põhimõtteliselt nad telliskividega maha joonistatud. Noh, meil on uhke muru siin maja ees. Võtsime esimest korda ka oma tooli välja ja veel siuke plaan on, et kuna me võtsime Marko parandatud vana selle kohvimasina, OA kohvimasina kaasa, siis siin on meil 220 vool. Me paneme homme hommikul selle tööle. Meil küll piimavahustaja ei maha, aga me teeme ikkagi homme OA kohvi. Ja lõuna ajal tuleb Annega koos meie piimavahustaja ka. Või piimavahustaja kopsik. Vot, tore värk, ilus värk. Tšau, pljau. Laeme siis, näidame koerte söögivarusid, mis meil karavanis sees igapäevaselt on ja siis varu taga. Nii filmid. Nii, oleme karavanpargist, teeme
koristust autos, sätime asju, pakime asju ümber, et nüüd läheb vaja väheke teistsugusemaid asju kui siiamaani. Et plaanime nüüd rohkem karavan parkides olla, nautida siinset elu, kui sul on asjad lahtiga pakitud, mitte nii, et ei viitsi autos seda võtta välja või teist asja välja kookida. Igaüks teeb oma tööd, mina rohkem setin autoga, Sille rohkem Peebuga ja siis puhkame ja anname sõna ka teisele poole, kus ma ta nüüd kätte saan, võt sealt saangi, tema on ka meil väga tubli. Vaatame, mis siin karavanpargis teistsugusemalt on kui suvalise koha peal. Näete, oma privaatala, väike ikkagi olemas siin, saame olla. Praegu on asjad natuke laokil, laadisime tõuksi ära. Auto seest ootab koristamist, aga tupsud on võtnud omal auto nii omaks, et lasime siin auto ees, panime nad korraks isegi rihma otsaga, siis tegime lahti ja esimene asi, kui me koerad tegime rihma otsast lahti, kuhu nad läksid, ei kuhugi mujale kui autosse või noh, kuuti, ütleme nii, nende jaoks on see kuut, nende kodu ja nad tunnevad siin ennast vist suht hästi. Nii, käes on 24. hommik, et oleme Malaga lennujaama lähedal. Lennukid siin järjest tõusevad, maanduvad, et Anne peaks iga hetk maanduma, meie oleme siin kämpaalas. Et koristasime oma auto ära, veetsime toredalt töö ära ja nüüd paneme lennujaama lähedale, vaatame, kuidas me siis saame kätte. Kumb ennem alla annab, kas Oskar või Anne üksteise leidmisel, seda me ei tea veel. Aga igatahes, ega siin muud põnevat täna pole midagi, et vaatame, mis päev pakub ja oleme siin kämpaalas, kus lähedal väga midagi ei ole, et paar kiltsa, 3-4 kiltsa on mere poole vaja minna, et siin mingisugune elu hakkaks toimuma. Me ei viitsinud minna, meil polnud ka aega. Eile ka natukene möllasime auto kallal, tegime asju ja päev oli kõhtas. Vot nii, mis seal ikka, näeme.